Tere, head sõbrad! Rehvivahetusaeg on käes. See positiivsem rehvivahetusaeg. Täna me peame muretsema, kas on libe, kas on porine ja kas ma üldse rehvid juhtsin ära vahetada. Ja tegelikult 31. märts oli viimane kuupäev, kus võisin aastarehvidega sõita ja 1. maist peavad olema siis suverehvid autode all. Lamellrehviga võib sõita nagu ikka terve aasta ringselt. Meie oleme täna tulnud United Motorsi Peetri esindusse, kus vahetatakse rehve väga paljudel autodel, isegi hoiustatakse mitmeid sadu rehve siinsamas ja meiegi ülesanne on täna vahetada veel suurepärasel masinal rehvid ära. Mis auto see on? Robi, vaata enda ümber ringi. Kui me räägime United Motorsist, siis muidugi me võime rääkida erinevatest automarkidest. Aga mis siin on? BMW! Mis automark? Ikka mingi korraliku BMW, aga mitte selle väikse BMW. Su entusiasm hirmutab mind, aga seni ma vaatan ainult, kuidas nad must mööda sõidavad. Aga nüüd ma saan ise äkki tunda, mis tunne on olla vähemalt sellises autos, mis sõidab teistest mööda. Noh, tõmmake garaaži uks lahti. Mis auto see tuleb? Robi, ma ei ole küll kõige suurem autospetsialist. Kindlasti mitte nii suur autospetsialist nagu sina. Aga mul on selline tunne, et sisse sõitis BMW! Tervist, härra! Ma saan aru, et see on sinu auto, jah? Oleks vaid. See on nüüd mis BMW? Täis elektriline BMW iX. Palju see maksab? Issand. Lähemal 100 000 kui 50 000, jah? Kas mõnikord kardad ka, kui siuksed autod pead hakkama kuidagi hooldama või rehve vahetama? Ei, ma just pigem naudin. Ja mis meid ees ootab? Vahetamist saavad eesmised rehvid ja siis kliendile ilus video teha ja kogu lugu. Kliendile ilus video teha? Ma ütlen, sellepärast sa pöördusid õigete meeste juurde. Kui siin rehve vahetatakse, on mõistlik vaadata ka, et kas neid on põhjust üldse ju hooajaks nii-öelda panna siia hotelli. Et rehvide kulumise astme määramiseks otse loomulikult on ju olemas lihtne tööriist, eks ole. Aga väga tore. Ma lähen siis toon selle. Okei, selge. Nii, lihtne tööriist otse loomulikult on reaalne autorehvi test. Test, kontroll. Kontrolltest. Sul on juba tööleht ka, jah? Mul on tööleht olemas, vaat töökäskud. Okei. Pamparapampampa. Kuhu nad nüüd läksid? Mis sul seal nimekirjas esimene asi on? Tead, ma ütlen sulle ausalt, ma loen siit ja ei leia midagi. Aga ma ise loogiliselt mõeldes eeldan, et esimene asi kiirendus. Valmis, jah? Jah. 1, 2, 3 ja... Päris hea oli ju. Pidamine on jumala paigas. Siin ei ole ka otseselt kirjas. On see, et kas ma kiirendan paremini kui sina, et võib-olla juhi erinevus tuleb ka mängu. No, paneme, proovime korra. Ma olen valmis. Saa! See oli nagu parem. Kas asi on selles, et juht on kergem, siis ta nagu ei viska nii kõvasti, seda näeb, et ei ole vaja nii palju jõudu rakendada. Ma panen praegu kirja, et see kiirendus oli okei. Järgmine asi otse loomulikult maanteele. See on rehvimüra, ma eeldan. Rehvimüra ja kuulata. Kuule, igaks juhuks kindel ole, proovi korra veel kiirendada. Ega need rehvid praegu tundub, et ta nagu võib hoiustada küll. Ma arvan küll, et see võib jätta. Mingi 3.5 ma panen ära. Nii, lähme. Nii. Hästi, kuule, ikka täitsa korras on, jah. Vaata, rehv nagu haakis. Kohe võttis kinni. Just. Kulunud rehv hakkab viskama, võib vibratsioon tuleb, teeb lärmi sisse rohkem. Ja peame sellise õige kindla maanteekiiruse saama. On aeg kontrollida veel kord haarduvust ka. Ikka täitsa okei on, jah. Läheb väga hästi. Kuula. Ma pea aknast välja. Midagi ei ole kuulda. Ei ole midagi kuulda. No ma proovin ka. Ei, ma ei kuule ka midagi. Me oleme tulnud siia kuulama. See ei ole nagu eluline praegu. Me peame looma elulise olukorra. Jah. Nüüd, kui mälud on endiselt tegelikult päris head rehvid. Mu endal on kulunud rehvid. Ja seal on kohe kuulda. Isegi läbi põrtsime. Jah. Pane mingi muusika ka. Jambalai, miks küll üldsi sind ei leia? Kas ehk teed su juurde nõnda raske? Kõht ka täitsa täis. Jumala okei rehvid. Ma arvan, selle võime hoiustada küll. Ma arvan küll, et need võib hotelli panna küll. Mõõtsite üle käika või? Jaa. Katsetasite ainult pidavust. Aga mis sul käes on? Digitaalne mõõdik, et mõõdaks rehvid üle, nii nagu peab. See mustrivärk, jah? Just. Me mustrit ei vaadanud, me vaatasime rohkem nagu tunnetust. Paneme auto ikkagi tõstukile ja vaatame rehvid korralikult üle. Selge. Meie elus midagi praegu ei kaotanud. Pigem võitsime. Ma hoian siin ust, et sa ära ei kriibits. See on nii kallis auto, et sa vaatad, et sa midagi pihta ei lähe. Sa võid usaldada meid täna nagu oma enda 5 sõrme näiteks. Kui ma nüüd valesti panin, siis kukub see auto siia külili. Jah, see ei ole ju 2 mehe töö, see on ikka üksi õdetud, on ju? Üksi, jah? No, pole õrna aimugi.
miks sa üle vaatad? ma olen perfektsionist, ma vaatasin, et ta oleks ideaalne. Jüri, kuule, aga sa üldse tead, mis masinatega siin opereeritakse, tule vaata. See on ju kurikuulus nussbaum. Nussbaum siis, kes ei tea, otse loomulikult tähendab mida, Robi, saksa keeles? See on ju Pähklipuu. tõesti või? On jah, nuss on nagu pähk. Pähklipuu. Vana see šlakkbaum oli nagu see. Šlakkbaum on mingi muu puu. Aga ühesõnaga nussbaum. Meie muidugi ei pea saksa keelde üldse tõlkama, me ütleme nii, nagu kirja on pandud. Elagu nussbaum. Nussbaum, ela kaua, tõsta kõrgele. Nii. Elagu nussbaum. Kas see on ka nussbaumi nii-öelda see Toodang. Pead praegu auto pihta läinud, vabandust. Aga praegu võiks auto tõsta endale meeldivale kõrgusele. Pole üldse küsimust. Kuna toetas. Ahah, nii kergelt tuligi. Koobas on täitsa uus. Ma ei olegi muidugi niimoodi täitsa need pead siia sisse panda, aga kujutad see pilti see... Oih, vabandust. 22 tundub ikka jõhkralt suur ratakas. Kui sa võtad nagu selle rehvi või ratta eraldi, auto all ei tundugi nii suur. Nii, ma ikkagi näen, Robi, et keegi teine teeb tööd millegi pärast. Meil on ikkagi tiimitöö. Väga vähestel töödel on vaja 2 inimest. Nii, sul kukuvad igale poole asjad ja ongi kadunud ka tõenäoliselt. Robi, tuled ka või? Tulen. Kas sa ise tead, missuguse aparaadi juures ma praegu olen? See on ju rehvipesula. On küll jah, aga mitte rehvi, ratta. Ehk siis selle osa. Okei, seest pestakse ära, jah? Vaata siin, armas sõber, on kõik juba puhas. Aga kellel ei ole ja enamasti ju ei ole, siis see pannakse siia sisse 4 minutit ja peseb seest sul selle ratta puhtaks. See läheb ühte väljapoldi auku. Räksaki! Siin on näha, et rehv on natuke viga saanud. Jah, sealt see lekib. Okei, aga see oli ju enne. See oli enne. Robi, see oli enne. Okei. Ja nüüd tuleb kõige tüütum osa, mis su töös on vist, jah? Maha saamine. See maha saamine. Ja seda ju ei ole võimalik teha. Pedaaliga mängides tuleb ta üle serva. Nüüd tuli lahti ju. Jah. Üks on käes. Nii, libeaine jälle peale. Sellega koonerdada ei tasu. Nii, tehtud. Minu selline mitte eriti tark pea ütleb, et peale panna on lihtsam kui maha võtta. Paugud hakkab teema. Midagi juhtu lihtsalt valija. Päris kõva pauk. Vaadake, kus Robi on. On okei või? Nüüd võtad ventiili. Nüüd ruttu. Nii, nüüd on minu kord, jah? Ma veel vaatan, et teil on siin ka pärast suhkrukauss. See on motivatsioon. See on lihtsalt kohvi peale? Jah, kohvi peale. Esimese asjana libesti. Ventiil lahti keerata. Esimese asjana õhk lahti. Jüri, kuule, millal see, mis hetkel see pauk tuleb? Veel on aega. Mõnikord on niimoodi, et see samal ajal tööd teha ei saa, siis on hea, siin on kohvimasin meestele. Nii, ja nüüd laseme selle ketta siia alla, hakkab sisse ja siis tuleb maha. Jah. See rehv tõmbas küll praegu nii kokku, et vähe ei ole. A few moments later. Jaa! Ongi maas. Jumal tänatud, Pool on et klient tehtud. ei ole ukse taga ootamas, sellepärast et selle peale läks umbes 1,5 tundi praegu, kui tavaliselt läheb 10 minutit. Robi, pau koht. Jah, väga. Ongi tehtud või? Ja rehv on maas. Haba! Ma olen kutsunud Robi, sellepärast et ma olen teinud rohkem tööd kui viimase 6 aasta jooksul teles. Meie oleme Jürgeniga rohkem nagu ajud. Jõud võtab nüüd rehvid üle ja paneb need tagasi autole alla. Et elu mugavamaks teha, panen sulle selle niimoodi siia. Aga miks sa teda aitad? Ma ei mäleta, et sa oleks mind aidanud. No nii. On sul abi vaja? Hei! Mina omalt poolt olen alati hinnanud neid töömehi, kes kõrval seisavad. Enamasti nad teevad vanasti vähemalt suitsu, võib-olla joovad isegi natukene humalajooki ja targutavad, ilma et nad ühtegi sentimeetrit liigutaks. Tervitusi kõigile nendele meestele, mina esindan täna teid. Kas sul on see nussbaumi ots on üldse õiget pidi käes või? Nussbaumi otsa õiget pidi käes, mulle tundub. Ma hea meelega kontrolliks üle, mis ta tegi, sellepärast et ta tegi seda esimest korda elus. Võtmega või enam No näed, juba asjad kukuvad, ole ettevaatig, need võivad sulle varba peale kukkuda. Nii, hoia mu nussbaumi korraks. No abi kindlasti vaja ei ole, see on kerge rehv. 22 tolli, ma olen harjunud veel suurematega. 23 kõige suurem, mis pakkuda saame. Just, ma olen ka harjunud 23-ga. Ole ettevaatlik seal, vaata kui on natuke oli või midagi juurde, pane juurde, sellepärast et muidu rehvid ei tule pärast lahti. Jep, täitsa tuttav heli. sul oleks 4 polti, oleks 3 poolt praegu, palju polti veel vaja juurde, ma päris palju aega on läinud. Pane nüüd 3, siis pane 4, siis pane 5 polti, 5 polti kokku. Nussbaum? Nussbaum. Tundub, et on. Nüüd on 2 viimast asja. Laseme auto õrnalt vastu maad, poldid õige tugevusega kinni ja siis teeme kliendile ühe sitna video. Mis asja? Nussbaum on töös, sitnao on töös. Video pärast on sina muretse. Lase masin alla, me teeme video ise ära. Hea klient, siin on sinu video. Sitnao video, rehvid, vasak rehv, tagumine rehv, teisel pool. Edasi, vasak, esimene,
esimene, kinni. Rehvid, Yeah. kokku on neid 4. Kuidas rehvid kinni said? Nussbaum. Kuidas rehvid kinni said? Nussbaum. Auto on korras. Võite järele tulla. Selline video siis. Kuidas rehvid kinni said? Nussbaum. mõned nüansid oleks, mis teeks teistmoodi. tere, olen United Motors tehnik ja täna tegelesin teie autoga. Autol sai vahetatud esisillas mõlemad eesmised rehvid. Kuna eesmised rehvid olid varasemalt vigased, see pandud korralikud, mõlemad rattad ära tasakaalustatud ja rehvirõhud paika sätitud. Samuti vaatasime üle auto põhjalt, veerimikus ühtegi lõtku ei tuvastanud, ühtegi leket ei ole ja auto üldpilt väga viisakas. See on minu poolt kõik, kena päeva. Suurepärane video. Sa oled nagu telesse sündinud, ma ütlen sulle ausalt. Ma olen palju harjutanud ka. Eks me kõik võtame siit loost midagi kaasa. Üks asi on see, et United Motors vahetab siis tõesti tuhandeid rehve aastas ja siin saab ka hoiustada, mitte ainult siis BMW rattaid. Aga meie sinuga loomulikult toome kaasa ühe tarkuse, et me kardame pauku rohkem, kui me arvasime ja et selles maailmas on ikkagi üks tipptegija tootja, kes on meile valmistanud rõõmu ja valmistab kindlasti tuhandetele töömeestele üle kogu maailma rõõmu. Ja see on loomulikult üks ja ainus. Nussbaum. Kuidas rehvid kinni said? Nussbaum.